tere taas. 4. töötuba, mis meid toidab ja teine osa. Esimeses osas me joonistasime, mis meid toidab, siin olen mina ja need kõik väljapoole suunatud tegevused, mis minu arvates mind toidavad. Aga siin on nüüd ja raamatust ma lugesin koha, kus esimene lumi mind tekitas lapselikku rõõmu ja sellest ma sain kuidagi väga hea enesetunde. Aga kõik need tegevused on ju suunaga väljapoole ja sa oled nagu oma fookusega horisontaali peal. Ehk siis lähen tantsima, kuskile pean minema, lähen sööma, pean külmkapi juurde minema. Telekas elan teiste elu, vaatan, kuidas teised elavad, ei ela enda elu. See on lihtsalt teadmiseks, me kõik teeme seda ja see on okei. Aga hommikul või õhtul tasuks koondada ennast tegelikult enda sisse ja alles sealt te tegelikult leiate tõelise pärli. Vähemalt mina olen leidnud sealt ikkagi tõelise rahulolu allika. Ehk siis järgmine ülesanne on teed jällegi ringi. Oi, no pole hullu, natuke lapik tuli. Ja nüüd meenuta hoopis neid seiku oma elus või neid olemise hetki. Ma ütlen hetki, sest minul on need olnud hetkelised, kus sa unustad aja ja ruumi. Mingid tegevused, mida sinu jaoks on teha nii kerge, nii loomulik, et sa tunned, et sa oled olemise voos. Ja sa oleksid nagu ühenduses kõiksusega. Ja siin on su fookus hoopis ülevalt alla. Ma kirjutan siia kohalolu väestab. Ja minul on nendeks hetkedeks olnud energiasuund peaks olema siin ülevalt alla. Et sa võtad välismaailmalt selle fookuse ära ja teistelt ja nagu suunadki nagu lihtsalt ülevalt alla. Ei otsi enam, mis sulle nagu rahuldust pakuks, vaid tuled enese keskmesse, joondud iseenda teljega ja tunnetad, mida sa täna teha tahaksid. Kuigi need hetked minul on juhtunud täitsa enese teadmata, näiteks tegelemine lastega. Ma olen tegelenud nii, et mõned hetked, ma olen lastega palju tegelenud, aga mõningatel hetkedel ma tunnen kuidagi sellist üheskoos loomist ja see tunne on jumalik. Ja see on mõnedel hetkedel juhtunud. Ehk siis minu puhul tegevus lastega. Kui ma ei lükka kirjutamist edasi ja päriselt istun laua taha ja hakkan kirjutama ja see vahel nõuab distsipliini. Kui ma näiteks kirjutan raamatut ja päriselt tahangi selle valmis saada, siis lõpupooled on ikkagi nagu töö tegemine ja nõuab tahet ja distsipliini. Aga kui ma hakkan kirjutama, siis ma lähen nii selle loo sisse ja mul käsi hakkab ise käima. Ja päris selleni ma veel ei ole jõudnud, et lugu ise ennast kirjutab. Kuigi vahel ta ju kirjutab, sest ma ju ise ei tea, kuhu see lugu välja läheb. Aga ma tunnen täiesti sama tunnet, nagu on armumise tunne. Seega minul kirjutamine. Eile olid minu hommiku leheküljed küsimusega, ma alustasin
et mis ma tegema pean, et kuidas ma saaks inimesi ikkagi nagu siia töötubadesse. Sest endiselt ma olen siin üksi ja see on okei, sellepärast et keegi nagu enamus ei tea mind ja siis ma lihtsalt näitan, millega ma tegelen, et tekitada usaldust ja huvi, kellega see haakub. Ja läks taas 2 kõne peale ja see oli hästi huvitav. Ja ma pärast jõudsin rahusse, ma jõuan alati oma kirjutamistega rahusse. Ma kirjutasin 50 minutit. Aga praegu ma enam ei mäleta, mis ma kirjutasin, aga ma mäletan seda tunnet, et see oli nagu selguse tunne. Lugemine on minu jaoks nagu vestlus väga huvitava inimesega. Ja mul tekivad enda mõtted, enda seosed. Õpin pereteraapiat praegu ja seal on küll õpikus neid näiteid lugeda on nagu nii huvitav, sest ma lihtsalt õpin väga õiget asja enda jaoks hetkel. Ja siis ma vaatan, näide minu perekonnast ja näide minu perekonnast ja see on vahva. Ja sügavad vestlused. Need on need vestlused, kus sa tegelikult päriselt avadki ennast. Ei mõtle, mida räägid, vaid lihtsalt räägid oma hinge pealt kõik ära. Siis tekib ka selline hästi mõnus kuidagi fluidu ümber, seda olen mina kogenud. Aga need on nüüd minu, mis mind toidab. Ma isegi paneks, mis mind päriselt toidab. Küsid endalt ja hakkad kirjutama. Loomulikult teatrid, mõned filmid inspireerivad. Väljas käimine, väljas söömine, väga lõõgastav ja hea sõpradega olla. Aga kui sa nüüd päris enda sisse tahad minna, see nõuab keskendumist. Aga see tulemus on nagu päriselt päästav. Et minul tuli siis selline tulemus, aga sinul tuleb sinu tulemus. Minul on siis, et kohalolu suunadki fookuse ülevalt alla. Minul on tegevus lastega, kirjutamine, lugemine ja sügavad vestlused, aga sinul on kindlasti midagi võib-olla sobib sulle ka siit, aga sina keskendu ikkagi endale. Mis on need tegevused, kus sa unustad aja ja ruumi, mis tulevad sul hästi kergelt välja. Arvesta sellega, et teistel ei pruugi need samad asjad tulla kergelt välja. Kui tulevad kergelt välja, siis see ongi sinu tee, siis see ongi sulle. Aga head kirjutamist praegu. 11.13. juuli on Põlvamaal kirjutamise laager. Seal tegelikult on 3-6 kohta ainult, seal on 3 tuba, 200 toad. Et kes tahab, siis võtke ühendust. Ja 18. juulil Dogfoto keskuses 18.15 kirjutamise töötuba Kiri südamele. Et tutvute minu stiiliga, mina tutvun teiega, ma väga ootan. Kõike head.